Tere tulemast taas kord Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Käimas on noortekirjanduse kevad, mille raames siis räägime erinevate noortekirjanikega. Mina olen Heli Künnapas ja täna kuuleme, mida põnevat on kirjutanud Ketlin Priilin. Tere, Ketlin! Tere, Heli! Alustuseks ma tahakski sinuga nime teemal rääkida. Et me loeme raamatuid, mida on kirjutanud Ketlin Priilin, aga tänaval me Ketlin Priilinaga kokku ei saa. Või kuidas räägi meile oma nime saladus nüüd välja? Tegelikult ei olegi mingit erilist saladust, et Ketlin Priilin on lihtsalt mu neiupõlve nimi ja selleks ajaks, kui ma abiellusin, olin ma juba kirjutanud päris mitmeid raamatuid Ketlin Priilina nime all ja ma mõtlesin, et ma ei hakka lugejaid segadusse ajama, vaid ma jätkan siis kirjaniku nimega siis selle Priilina kasutamist ja nii on see jäänud. Kas see igapäevaselt on sulle pigem kasuks tulnud või kahjuks? Et pead sa nagu seletama, et mina olengi see, kes on ka kirjanik või vastupidi on tore niiviisi, et kaks elu kuidagi natukene lahku lüüa? Mõnes mõttes ma arvan, et on tore, sellepärast, et ma töötan raamatukogus ja mul on nimesilt rinnas, et muidu tekiks võib-olla päris palju küsimusi, kui ma selle kirjaniku nimega oleksin, et aga nüüd on natuke rahulikum. Nii et igapäevaselt sa kohtumisi lugejatega ei korralda, igapäevaselt teed tööd ja siis, kui oled kirjanik, siis oled nagu teises ametis. Täpselt nii. Aga räägigi meile alustuseks, et millega sa igapäevaselt tegeled ja iseendast natukene, et väljapool raamatuid, kes sa oled väljapool kirjutamist? Väljapool kirjutamist ma olengi siis tegelikult Pääsküla raamatukogus raamatukogu hoidja ja enne seda ma olin 14 aastat vabakutseline ajakirjanik. Aga siis ma tundsin, et ma sooviksin natuke stabiilsemat ametit ja kuna raamatud ja lugemine on mulle alati väga olulisel kohal olnud minu jaoks, et siis tuligi kuidagi loomulikult see mõte, et võiks raamatukokku tööle minna. Ja mulle tõesti meeldib ja sobib see keskkond. Ja mul on ka 2 last, nii et tegemist jätkub päris palju lisaks kirjutamisele. Igava jakka on, jah? Igava jakka. Sinu raamatute nimekiri, ma printisin endale välja ja mina sain kokku lugedes 30. Ma ei tea, kas sul on sama info? Ma lugesin need just üle, et peaks olema õige info. Peaks olema 30 kokku. Et seda on päris palju, et ja ma ise tean ka, et ma olen kirjutanud päris mitu raamatut, aga et millised nendest ja kui paljud nendest on noorteraamatud, paljusid sa ise pead noorteraamatuteks? Ma nüüd niimoodi arvuliselt ei oskagi täpselt öelda. Ma arvan, et neid võiks olla äkki kuskil 10 ringis. Ütleme niimoodi mandik äkki. Osad on sellised nagu lasteraamatu vahepealsed, et sellised kuskil 12, 11, 12, 13 sinna kanti. No vaata, raamatukogu hoidjana ise, sa ilmselt saad aru seda segadust on ja lugeja jaoks, raamatukogu hoidja jaoks, et kuidas nüüd lahterdada neid, et ma saan aru, et sa ise tunnistad ka, et see segadus on, et kas saaks kuidagi lihtsamaks teha seda, et oleks nagu selgelt noorteraamatud, lasteraamatud, kus selle piiri peaks tõmbama? No meil raamatukogus näiteks on see piir tõmmatud kuskil sealt kuni 6. klassi pealt, et 4. kuni 6. klass läheb veel lastekirjanduse alla ja 7. kuni 9. klass läheb juba noortekirjanduse alla. Et ma ei tea, ma ise üritan ka sellest lähtuda, et see võiks äkki nii olla. Samas, et 6. klass tegelikult tänapäeval on juba üpriski sellised noorteraamatud. Et kuidas nüüd võtta, et lugejate eelistused on ka väga erinevad muidugi. Mul on siin see on viimane raamat nüüd, on ju? Nii, kuhu? Viimane. Sorry, vabandust, jah. Muidugi, see on viimane, mis minul praegu, mis ma võtsin praegu siit riiulist endale, et kuhu sa need Evelini lood endal liigitaksid? Ahah, nii et see nüüd ongi tegelikult üsna erinev. Et see viimane raamat nüüd, see Evelini ongi siis see raamat sellistele noorematele teismelistele ja ütleks, kus kuskile vanusele 12-13, et võib-olla ka 14 aastat. Aga see raamat ise muidu on välja kasvanud siis lasteraamatute sarjast. Ja ongi siis esimene osa Evelini lood. Ja teine osa on see, mis oli vist sinu käes ka just äsja. Evelini lood. Just. Et selles esimeses raamatus nüüd on see peategelane, Evelin on siis alles 10-aastane.
teises siis hakkab ta 12 saama ja kolmandas on ta juba 13-aastaseks saanud. Nii et see kolmas tegelikult liigitub minu arvates rohkem juba sinna noorteraamatute hulka. Ja see Evelin on siis selline minu meelest hästi vahva tüdruk, et ta elab väga vaeses, paljulapselises perekonnas ja tal on siis 3 õde ja 3 venda. Ja raamatutes ongi siis juttu nende perest ja igasugustest probleemidest, siis millega nad kokku peavad puutuma. Et näiteks rahapuudus ja toimetulek on üsna sellised olulised läbivad teemad kogu selles sarjas. Ja samuti siis muidugi olulisel kohal on ka sõbrad, suhtlemine sõpradega ja populaarsuse saavutamine ja muu taoline. Ja igas raamatus on siis 2 juttu. Evelini elulugude pealkirjaks on siis Evelin ja popstaari õde ja Evelin on lapsehoidja. Ja selles esimeses loos siis Evelin tutvub ühe noore lauljaga ja ta saab teada, et see popstaaride elu tegelikult ei olegi alati üldse nii ilus ja tore, kui ta nagu pealtnäha võib-olla tundub. Ja teises loos ta siis soovib natukene taskuraha teenida ja läheb hoidma ühe perekonna 3 last. No, see kõik on sellised natuke omamoodi lapsed. Et Evelin ise on minu jaoks hästi sümpaatne, sest ta on selline julge tüdruk, kes ta ei kannata ebaõiglust ja ta astub alati nooremate kaitseks välja, nooremate ja nõrgemate kaitseks. Ja ta loeb hästi palju ja unistab ise ka kirjanikuks saamisest. Et nendes asjades ta võib-olla natukene meenutab mind ennast, et kuigi mina olin just selline tagasihoidlikum tüdruk alati ja ma kasvasin ka üksiku lapsena üles, et minul tegelikult sellise suure pere eluga ei ole üldse mingeid kogemusi. Aga seda on tore olnud kirjutada. Ma just tahtsin kohe juba küsida, et kui palju sul nagu sarnasust on, et mitmed kohad tundusid sellised, et võiks nagu olla su elust, et kui palju sa üldse võtad enda elust mõtteid raamatute jaoks? No natukene ütleks, et suurem osa on ikkagi kõik fantaasia, mida ma olen kirjutanud, et minult on varem küsitud seda ja ma olen öelnud, et kuskil 90% on ikkagi fantaasia ja 10% on võib-olla mingid väikesed detailid, et mis on siis kas enda elust või siis olen kuskilt kuulnud näiteks mingit lugu, mis on meelde jäänud ja siis olen mingisuguse detaili lisanud sinna sisse. Aga põhiosa on ikkagi fantaasia. Eks ma siin enne seda vale raamatut näitasin, mul tuli meelde siin vahepeal, et mul teine raamat on lastetoas lastele lugemisriiulis, nii et sellepärast mul ei olnudki seda siin, et mõtlesin, kus kohas see on ja nüüd mul tuli meelde alles, et laste käes. Aga noorte raamatute või selle Evelini raamatu puhul ka sa tõid nüüd päris palju teemasid, mis on olulised, noorte kirjanduse teemad. Miks sina üldse noortele kirjutad? Sest oled kirjutanud ju ka lastele, täiskasvanutele, et miks just noorte raamatud? Tegelikult mulle meeldib kirjutada just erinevatele vanusegruppidele. Et see on ka võib-olla nüüd üks põhjus, et miks mul on neid raamatuid nii palju jõudnud ilmuda. Et ma olen kõige rohkem siis kirjutanudki lastele ja noortele, aga siis ongi, et vahel tahaks ka midagi täiskasvanutele teha, et mulle meeldibki just selline vaheldus, et näiteks peale romaani lõpetamist tasuda mingi lasteraamatu või noorteraamatu kallale või ka vastupidi. Et ma seda ei oskagi nüüd öelda, et kellele mulle meeldiks kõige rohkem kirjutada. Et see kõik sõltub ikkagi eelkõige just konkreetsest loost, et mille idee parajasti peas on, et kui on noorteromaani idee, siis sünnib noorteromaan ja kui on lasteraamatu idee, siis tuleb lasteraamat ja nii edasi, et see on täiesti kuidas kunagi. Aga oskad sa seda või kas sa suunad seda kuidagi, et mis idee nüüd tuleb või oskad öelda, et millisest olukorrast või kust ja millal tulevad, millise raamatu ideed siis? Et kas nüüd on noorteraamatu aeg või lasteraamatu aeg? Seda on niimoodi väga keeruline öelda, et need ideed tulevad täiesti juhuslikult minu juurde. Et seda on ka hästi palju küsitud, et kust ma leian ideid, et aga ma ei ole kunagi midagi väga arukat osanud vastata selle peale. Sest ma tõesti, mul ei ole aimugi, kust need mõtted tulevad, et täiesti iseenesest ühel hetkel tunnen, et sellisest olukorrast tahaks kirjutada või sellisel teemal sellistest inimestest. Vahel võib tõesti võib-olla mõni sündmus või mõni inimene inspireerida, aga pigem on see ikkagi selline üsna juhuslik asi. See võib ükskõik kus või millest algusest saada. Poes või rongis või kohvikus või kus tahes, et hakkab lihtsalt see mõte nagu peas ketrama ja tahaks selle kirja panna ja tunnen, et seda lugu oleks vaja jutustada. Ma oleks sellele küsimusele täpselt samamoodi vastanud ja ma tean, kuidas alati oodatakse mingit tohutult
head vastust sellele küsimusele, et noh, lähed sealt, korjad sealt või võtad, aga noh, ei ole nagu sellist vastust, et kus saab korjata ideid. Aga nüüd, kui sul on juba mingi raamatu idee käes, ütleme, saa mingi noorteraamat, et kas sa teed midagi sellist teadlikult, et see lugu hakkaks nagu su peas rohkem edasi keerlema, et sa teaks, kuidas see edasi läheb, kuhu edasi läheb. Kas sa siis juba nagu kirjutamise käigus teed teadlikult midagi, et see idee areneks? See sõltub täiesti raamatust, et kui on selline, kus on vaja väga mingit spetsiifilist infot, et siis ma muidugi teen eeltööd ja otsin selle teema kohta siis rohkem informatsiooni. Aga tavaliselt on pigem see, et ma lihtsalt hakkan kuskilt otsast kirjutama ja vaatan, mis saab. Et siis, et tegelased hakkavad kuidagi nagu mingit oma elu elama ja ma ei ole kunagi väga mingeid suuri plaane teinud. Ma olen mõnikord mõelnud, et võiks kuidagi kindlat moodi edasi minna või lõpetada loo. Aga see ei lähe üldse alati niimoodi, et vahel läheb mingis täiesti teises suunas, et ma ikka pigem olen see, kes lihtsalt istub ja hakkab kuidagi edasi aretama seda lugu. Ja vaatan, mis välja tuleb, seal on ka huvitav. Näiteks krimiromaanide puhul, ega ma tihtipeale ei tea, kes mõrvar on, aga ma hakkan kirjutama ja vaatan, et kes siis selleks osutub. Ma tahtsin küsida, et kas sa lõppu tead, kui sa kirjutama hakkad? Mõnikord tean, aga mitte alati. Mitte alati nüüd väga konkreetselt. Kui nüüd noorteraamatutest edasi rääkida, mis sinu jaoks teeb ühest heast noorteraamatust või ühest raamatust hea noorteraamatu? Mis seal olema peaks? No mina ütlen, et hea noorteraamat on eelkõige selline, mis noori kõnetab, et milles nad tunnevad ära ennast ja oma probleeme. Ma olen kuulnud sellist ütlust, et iga inimese jaoks on sobiv raamat olemas. Ja ma absoluutselt nõustun sellega, et tuleb ainult osata see üles leida. Et minu meelest tegelikult ei saa öelda, et hea noorteraamat peaks olema tingimata, ma ei tea, näiteks põnev või humoorikas sest tegelikult ju nii palju, kui on noori ja nii palju on ka nende soove ja eelistusi. Et tulebki lihtsalt, ma arvan, mõelda, et mis endale meeldiks ja siis raamat üles leida. Et sellepärast ongi hea, kui on väga palju erinevaid raamatuid, et oleks igale maitsele midagi. Siit me jõuamegi kirjutajate juurde. Siin vahepeal oli nüüd selline teema, et noortel võiks kirjutada noored. Ja alles paar päeva tagasi kuulsin sama juttu, et kuidas sina tunned, kes võiks üldse noortele kirjutada? Et me siin oleme sinuga ühes vanuses, et kas me oleme liiga vanad juba selle jaoks või? Ma loodan, et ei ole. Sest ma tegelikult olen seda meelt, et kindlasti võivad ka vanemad kirjutada. Et see kõik oleneb kirjutajast. Et kas ta suudab noortega samastuda, et kas ta on kursis, et mismoodi praegused noored räägivad ja käituvad ja mis probleemid neil võivad üldse olla ja nii edasi. Et ma olen isiklikult kohanud mõlemat varianti. Ma olen lugenud sellist eakamaid, meist ikka oluliselt vanema inimese kirjutatud noorteraamatuid, mis kahjuks tõesti ei tundu tänapäeval väga usutavad ja on ka väga positiivseid näiteid. Et ühe sellise kõige positiivsema näitena ma tooks välja siis inglise laste- ja noortekirjanik Jacqueline Wilsoni. Ta on üle 70 aasta vana, aga need lapsed ja noored tema teostes on nii ehedad ja nii tänapäevased ja nende probleemid on väga kaasaegsed ja tõesti väga nauditavalt kirjutab. Kahjuks on temalt eesti keeles küll väga vähe ilmunud, aga ma ise loen tema teoseid eelkõige inglise keeles. Nii et jah, mina usun, et see ei sõltu vanusest, vaid ikkagi pigem autorist endast. Nii et meil on ka lootus. Ma tänan, seda ma tahtsingi kuulda. Et meil on lootust veel, jah. Aga sinu lugemistest, et kui sa raamatukogus töötad, kas on ilmselt päris hea ülevaade noortekirjandusest, et mis on see, mida sa ise loed ja julged soovitada ka? Et jah, ma ise muidu loen väga erinevaid raamatuid ja sealhulgas kindlasti ka noortekirjandust. Et ma näiteks korraldan raamatukogus lugemisklubi noortele ja selle klubi jaoks on ka väga oluline ennast ikka kursis hoida noortekirjandusega. Ja muidugi sellepärast ka, et kuna ma ise ka noortele kirjutan, et siis peaks ikka teadma, mida on kirjutatud. Üks viimaseid raamatuid, mida ma lugesin, oli Jenny Lagerfeldi ja Minu suurejooneline elu, mis on ka siis üpriski seal laste- ja noorteraamatu piiri peal. Et see peategelane on seal 12-aastane. See mulle meeldis. Ja siis Ene Sepa Lumelinnu surm, mida väga palju on juba kiidetud ja positiivselt tagasisidet saanud meie lugejatelt. Et see mulle väga meeldis.
Ja muideks Heli, ka sinu mälestusteta suvi mulle meeldib, ma ootan väga huviga selle järge. Loodan, et see tuleb. Tegelen. Ja siis veel üks lemmikuid, mis ma viimasel ajal olen lugenud, oli Karen McManuse Üks meist valetab. Et see on selline noorte krimi. Mulle ka väga meeldis, väga põnev oli. Ja tegelikult see natuke ka inspireeris mind kirjutama enda uut raamatut, mis on ka selline noorte krimikirjandus. Nii. Kas sul on veel lugemissoovitusi või räägid nüüd enda uutest raamatutest? Hetkel mul praegu ei tule nagu pähe neid, aga need häid noorte raamatud ilmub kogu aeg väga palju, et varsti lähevad raamatukogud lahti, soovitan tulla siis valima. Aga räägime siis jah sinu tulevikust, et ma saan aru, et kirjutamisel on noorte krimi. Kas ja mis see on ja mida veel sa kirjutad? No mina arvan, et ma tulevikus kindlasti jätkan nagu praegu, et erinevatele vanustele kirjutamist. Ja jah, et praegu on siis tõesti üks noorte krimiromaan pooleli. Ma olen kirjutamisega üsna alguses alles. Et ma võib-olla küll väga pikalt sellest ei räägiks, aga lühidalt ma võin öelda, et selles raamatus siis on peategelaseks üks 9. klassi tüdruk, Lilli, kelle paralleelklassist üks tüdruk, Patricia, kukub ennast majakatuselt surnuks. Ja Patriciat kiusati ja sellepärast on siis kõik veendunud, et tegemist oli enesetapuga. Aga Lilli ei usu seda, sest ta hiljaaegu rääkis Patriciaga ja talle tundub, et ta mingil juhul ei oleks ennast ise tapnud. Ja siis ta otsustab koos oma sõpradega välja uurida, mis siis Patriciaga tegelikult juhtus. Ja kas seda õnnestub, seda ma veel ise ka täpselt ei tea. Ma just tahtsin öelda, et ma tahaks teada saada juba, mis siis juhtus on ja aga kui sa veel ka ei tea, et siis ma ei küsi seda. Kas kirjutamised, sina oled muidu see, kes kirjutab ühte raamatut korraga või kuidas su see kirjutamisstiil on? Tavaliselt ma kirjutan pigem ühte raamatut korraga, sest ajaliselt lihtsalt muidu ei jõua hästi. Aga on olnud juhuseid ka, kus mul on olnud näiteks üks käsikiri pooleli ja siis vahepeal ma olen ta nagu pausile pannud ja hakanud midagi muud kirjutama ja kirjutan selle muu asja ära ja pöördun siis eelmise juurde jälle tagasi. Et päris poolikuks, no üks käsikiri on tegelikult, mis on praegu poolik ka, aga ma loodan sellega üldse ära lõpetada. Pigem jah, ikkagi üks asja korraga. Siis sa nendest sinu soovitatud raamatutes sai mitmed sellised auhinnatud teosed, mis hiljuti said siin hea noorteraamatu tiitliga. Et kuidas sina suhtud sellistesse auhindade andmisse? Sa ise oled saanud ka romaani või noorteromaani ja romaani ja siis lasteraamatute kirjutamise konkurssidel erinevad kohti. Et mis tunne see on ja just siin Eestis, et kui tähtis see konkursi koht on ja auhinnad? Ma arvan, et see on selles mõttes hästi tore, et neid võistlusi korraldatakse ja et neid auhindu jagatakse, et minu kui näiteks võistlusel osaleja jaoks on see andnud väga head sellist enesekindlust ja positiivset tagasisidet kohe minu enda jaoks, kui see käsikiri mingi koha näiteks võidab. Ja ma arvan, et lugeja jaoks on see ka tegelikult oluline, sellepärast et see võimaldab tal kohe jõuda mingite heade raamatuteni. Et ma arvan, et see on kindlasti väga tänuväärt tegevus, et neid auhindu antakse. Aga kuidas sulle praegu tundub Eesti noortekirjanduse seis nii nende auhindade vahel seal ja üldse, et kui palju Eesti noortekirjandust tähelepanu saab, et meil on lastekirjandust küll suht tuuakse välja ja siis ülejäänud see täiskasvanute oma on ka küll suht ühes pajas, aga need noorte raamatud jäävad kuskil sinna vahele, et mis tunne sul nagu selle noortekirjanduse seisu suhtes on? Ja minu meelest on läinud paremaks siiski, et kui nüüd ju seda hea noorteraamatu tiitlit antakse välja, et see tegelikult ka ikkagi tõmbab nagu tähelepanu rohkem ka nendele noorteraamatutele ja samuti need noorsoromaani võistlused, mida korraldatakse. Ma arvan, et tegelikult see kõik on nagu, kõik annab palju juurde sellele, et noortekirjandust rohkem märgataks. Väga tore. Aga on ka tulnud, et see on ka väga positiivne. Ütle palun uuesti, mida on tulnud? Palju uusi autoreid. Sa kadusid korraks sel hetkel ära, hea uudise ajal. Ma tänan sind, Ketlin, aga nüüd lõpetuseks ma küsin veel seda, et kõik, kes tahavad nüüd su raamatuid lugeda ja nende kohta teada, sinu kohta teada, kuhu nad lähevad, mis leheküljelt, kust kohast sinu kohta infot ja raamatute kohta infot leiab? No Wikipedia leheküljelt leiab infot, siis mul on ka kodulehekülg, mida pean häbiga tunnistama, et mul on paar viimast raamatut jäänud sinna lisamata, ma üritan selle vea kiiresti parandada, aga seal kodulehel on olemas ka meiliaadress
et kui kellelgi on mingeid küsimusi näiteks minu raamatute kohta või kas või ka lihtsalt kirjutamise kohta, et siis võib ka julgesti mulle kirjutada, et ma hea meelega vastan kirjadele. Kas oma lugemismuljeid ka kusagil jagad avalikult? Ma jagan neid tegelikult Facebookis lugemise väljakutse grupis aeg-ajalt, et ma sinna olen päris palju postitanud enda lugemiselamusi ja lisaks ma kirjutan ka Keskraamatukogu blogidesse raamatuarvustusi. Need on siis lugemiselamused blogi, et kui selle panna Google'isse, siis peaks selle üles leidma selle. Ja Loe mind blogi on siis lasteraamatute kohta ja noorteraamatute kohta. Väga vahva. Ma olen nii rõõmus, Kettin, et said täna siia tulla, sest sina oled üks nendest, ma oleks pidanud alustama selle jutuga, sa oled üks nendest autoritest, kes on kõige pikemalt kirjutanud ja minu esimene raamat tuli välja umbes siis, kui sul oli 10 raamatut ilmunud ja tõesti sa olid üks nendest, kelle puhul ma jälgisin, ma tahaks samamoodi saada, ma tahaks ka samamoodi kirjutada ja sinna jõuda, nii et nii vahva, et nüüd me räägime, ma saan rääkida sinuga sinu raamatutest siin hoopis. Ma saan jätkuma. Nii, aga aitäh sulle ja jääme ootama uusi raamatuid. Head aega! Aitäh! Head aega!